Plaksuga tere hommikust, eks ole. Me joome siin pühapäeva hommikust kohvi koos Heidiga, Külliga ja mina olen Keti. Täna räägime, millest? Räägime meestest. Räägime meestest. No meestest on põnev rääkida. Me alati arvame, et millest mehed räägivad ainult naistest saunas. Tegelikult ei räägi, nad räägivad kõigest muust, nad räägivad liiga vähe naistest. Kindlasti. Siis täna meie räägime päriselt meestest. Et meil on kõigil, me oleme selles vanuses, et meil kõigil on juba kogemusi. Ja aga lähme sellest liikvele, et milline on mees? Milline on see selline mees, mis paneb meil... Milline ta võiks olla või milline ta peaks olla? Ma arvan, me peame mõtlema, et vaata, milline ta on, sellepärast, et kui me mõtleme, et milline ta võiks olla, siis see on nagu mingi väga kauge unistus, mida päriselt ei ole olemas. Aga need mehed, need mõnusad mehed on ju päriselt ka olemas. Et milline on see mees, kes paneb meil siit tugevamini põksuma ja sealt natukene krõksuma ja kõditama just nimelt, et milline on see mees? Külli, milline mees sinul paneb põksuma? Mul on praegu selline, mul on veel natuke, esiteks armsad kuulajad, mina olen eestlanna, 35 aastat elanud Soomes, keel on väga roostes, täiesti tunnen ennast natuke vammaiseksi nagu invaliid keele poolest, mis on naljakas, et sa kurat ei oska oma eesti keelt, aga see on arusaadav, on ju. Ja ta alles harjutan nagu seda eestikeelset väljendust, sest siis, kui ma Soome tulin, ma olin siuke sportlased muidu ka eriti ei räägi. Meil jalad jooksevad, keegi meilt ei küsinud, kuidas sul läheb, nagu, kurat, sa jooksed siit ju sealt sportus, et ma olen hästi, ja siis selle jooga taustaga mul meeldib hästi olla vaikne, et ma pole siuke, et kui keegi küsib mulle, et Külli, räägi joogast, räägi hingamist seljast, ma võin rääkida ummed-lammed, siis ma nagu süttin. Aga see teema, et räägime meestest, come on, oh my god, eesti keeles oma vigasega. Ma ei tea, ma olen väga õnnelik naine, aga meestega mind ei ole õnnistatud. Muidugi meeste kaudu ma olen saanud väga suuri õpetusi, et praktiliselt see, et ma olen saanud nii-öelda soome keeles turbiin ja astunud ämbrisse mitmeid kordi, aga selle tõttu mina olen mina. Ja mul meeldib see ütlus, et sometimes shit happens, so the shift can happen. Et iga shiti, kuhu ma olen nii-öelda peksa saanud ja petetud ja mis petetud seksuaalselt ei ole, aga just kas või rahaliselt või hüveksin, kuidas on ära kasutatud. Aga olen teadlikum ja see kaus on okei, mingid vanad karmad on siis ära põletud, aga sa küsisid, oota, ma hakkasin nüüd seletama. Me jõuame sinna ka et milline on, et me mõtleme, et milline mees meid paneb südame põksuma ja tussu kõditama, selline tugev maskuliine, sest mina olen tugev ja nagu mees kõikides naistes meestes on mõlema, kõikidel on maskuliine, feminiinne pool ja tänapäeva naistel minust see isegi maskuliine, sest kogu koolisüsteem, ühiskond ju nõuab, et nagu soorita, ole aktiivne ja mina ka siin Soomes tasaarva, vaata, kuidas seda eesti keeles öelda? Võrdõiguslikkus, ja mida tugevam naine ma koen, et siis tõmbadki siuksed hästi nõrgukesi mehi poole ja tõesti, et ma pole ealeski tugevat meest saanud tunda, ma arvan, et siis ma olekski õnnelikus suhtes, aga härrasmees, mulle meeldivad targad mehed, mitte professorid, siuksed eluvõõrad, et kellel on käetest ju näed, mul meeldib õudselt vaadata, et mehe käsi, kui ma näen, et ta on suur labidas ja ta oskab muudki teha, ainult klõbistada niiviisi. Sa nägid eile Heidi mehe käsi? Ei vaatan tarti. Mina... sa mõtled biitsepsid? Ei, sa tead, need olid sellised... Mina sõbrannade meeste käsi ei vaata, et siis peab olema... Mees kui mees! Aga ma olen, vaata, see jutt hakkas sellest ka, et vaata, ma olen vereslihale, kuidas see on, ma olen 3 kuud tagasi saanud nii pahasti peksta, et praegu meestega on nagu... Sein on ees. Sein on ees, et nad on siuksed... Ei, mul kunagi ei saa meeste vihaks, sest tegelikult ma olen, nagu Kätile ütlesingi, et ma olen rohkem naisi kartnud, mehi ma pole varem kartnud, ma olen sportlasena olnud kambajõmm meestega ja mul nii meeste ausus otsekohes hullult meeldib, sest mina olen just siuke ka, et naised on rohkem siuksed ussikased, et neid ma olen kartnud, aga õnneks on nii ägedaid
õekesi, keda ei pea kartma ja tänapäeval ma isegi õekesi, sest on ise tugevamaks tulnud ja on natuke pohhuist ka, et okei, vähemalt teadlikkus, et on selliseid uisse, kes selja taga kraabivad ja räägivad bullshit ja aga siis on omas jõus oma armsad õekesed. Jälle ma ei vastanud küsimusele. Ma kirjutasin ülesse juba, et tugev ja gentleman. Arvan, et meie jutuajamise lõpuks me võime selle lista saame, me võime selle siis välja panna, et siis mehed teavad, et ma olen old school naine, et minu arust vaata Vene ajal Nõukogude ajal, kui oleme kasvanud ja kuidagi selle oma mehe mudeli, et siuke härrasmees ka, kes tõesti mulle väga meeldib, kui mehed aitavad ja näiteks niigi üks lihtne asi, et aitab sulle kas või mingi jope või mingi mantli selga ja võtab veel juuksed siit ära ja kuidagi nii nunni või toib. Sellised pisikesed asjad ja loomulikult ma olen näiteks Soomes, ma vaatan poes, et naisel on korv, naine on pisike, naisel on korv, mees aga võtab neid asju, paneb naise korvi ja ma olen päris paljudele meestele öelnud, võtan riski nagu tead mis, et mu süda valutab, et siu pisikene nunnu naine, kuradi selg, ma võin alati öelda füsioterapeudina, kuule mu füsioterapeudi silm nägi, et su naisel on selg juba skoliootiline kõver, sina aga tõstad ja paned naisele korvi, et please, võta, aita su oma armast nunnukest, et ma olen julge. Kuidas nad reageerivad selle peale siis? Kuidas kunagi, mõned mehed tõesti nagu täitsa lõpp, ma ei pannud tähele, et no loomulikult anna see korv siia, võtavad. Tegelikult ma ei ole, sest ma nii hästi sõbralikult, hästi südamlikult nagu südames tõesti, et keegi ei ole vihaseks saanud ja nagu, et fuck you, et mida sa muid meie elu ja meie värk, et päris ilusti olen saanud nagu. Aga selline old school ja rahaasjad peavad olema korras. Vanasti ma võib-olla ei öelnud, aga nüüd selle viimase suhte pärast, et tõesti, et rahaasjad korras, et mina ei pea meest elatama ja veel ja loomulikult tervislikud eluviisid. Mina kui kas oleks unelmate mees, aga kurat, kui ta haiseb ikkagi tubakale, ma arvan, et ma sorry. Või siis hakkaks, ma ei tea, preest rinnaks ja koolitama ja ma ei tea. Aga seda ma olen teinud ka juba 55 aastat. No, mitte päris nüüd beebist. No ühesõnaga, et sa, nii ma arvasin, et ma olin kord abielus 1 aasta. Hästi tore mees, aga alkoholist. Tööd, nädalas hoidis tööd, hävita lenda ja kõik pead skarpina olema, kurat reedel, kork lahti ja siuke. Ja ma mõtlesin, et ma armastan ta terveks, et mina õppisin ülikoolis tervise kasvatust, ma olin nii naiivne, vaata suguvõsas ei ole alkohoolikuid. Ma mõtlesin, et armastus on ju kõik võimas ja ma armastan, aga ei armastan teda terveks. See on jah klassikaline. Aga et tervislikud eluviisid peavad olema ja siuke seiklusi ja mulle meeldivad rõõmsameelsed inimesed. Mingi siukse kuivikuga, kes on nii tõsine, no way, võiks kõik asjad korras olla, aga kui tal ei ole huumorimeelt ja ta ei mängi ja lollita minuga, siis ka sorry vaan. Et siuke põnev, et peab olema intelligentne ja tark, aga samas ka see pisike poisiklutt peab olema täitsa ärkvel ja valmis lollitama ja mängima ja maadlema ja hundiratast viskama. Siuke rõõmsameelne. Siuke spontaanne ja seikluslik ja põnev ja uudishimulik, tahab õppida, uurida, ka kursustele minna. Muidugi me ei pea samadel kursustel käima, aga mõnsa oleks mingid tantrad ja šamanismid üheskoos käia ju. Palju ma näen, et naised koolitavad, on targad ja siis ka proovivad, et kuule proovime siis mees nagu. Siis on ju täiesti minust võimatu tegelikult ollagi õnnelik, et naine tahaks parandada paari suhet, aga kui teine ei tule kaasa, siis on väga raske. Kas siis teine hakkab ka ennast madaldama, väiksemaks tegema või siis ongi, ütleme lahkud, sorry, meil nüüd enam energiat ei nagu kohta ja Sina Küsis mulle? Jaa, mis sina tulid? No, kui ma sind kuulasin, siis mulle hästi palju tekkis nagu, et see kõik on väga hea ja õige, mis sa räägid, eks ju, aga ma arvan, et kõik need omadused, mida sina välja tõid, on iga naise jaoks täiesti erinevad. Mis asi on maskuliinsus üldse, eks ju? Mis see tähendab tugev mees? Tugev võib olla füüsiliselt tugev, eks ju? Või on see hingeliselt, mentaalselt tugev mees? No ma
absoluutselt kohe nagu see, kui ma ütlen tugev kõik. Yeah. Korvie välis, süda, spirituaalselt, majanduslikult, sotsiaalselt, et nagu ma ei hakanud välja tundub tooma. ideaalne, eks ju. et alati on mõlemad pooled, eks ju, on seda ideaalset poolt ja siis on seal ka vähe seda varju poolt, eks ju, et me ju tahame seda ideaalset, aga seal tuleb alati midagi, mis on see natukene negatiivne ka, eks ju. Et mina saan rääkida oma mehest, eks, et milline mees mulle sobib. Mulle sobib selline mees, kes on kindel, kelle kõrval ma ennast tunnen, et ta on nagu kalju. Ükskõik mida ma teen, ükskõik kui emotsionaalne ma olen, ta kannatab selle välja ja ta jääb rahulikuks. Ja see tekitab minus sellist tunnet, et mul on turvaline temaga. Noh, ikka juhtub nii ka, et ta ka läheb endast välja, sest naised on ju siuksed, on ju. Vahest ise ka ei tea, mida tahad, on ju. Keegi peab ju nende vererõhku kontrollima. Eks ole. Aga et mul oleks selline mees, et kelle kõrval ma tunnen, et ta on nagu minu tiimis. Ükskõik mis, ta on minuga. See on minu jaoks nagu kõige olulisem. Mul tuli üks jutt meelde. Ma olen isegi kunagi teinud mingid just lista ja kirjutanudki esimesena, kuna praktiliselt kõik see, et mees ei ole kindel või omas jõus, on ju lapsepõlvetraumad. Ma mäletan, ma kirjutasin selline mees, kellel on nii head vanemad olnud, tõesti, ta on isa on andnud isamalli, just selle ema on armastanud, et tal ei ole, sest mina olen kohanud hästi palju, soome keeles öeldakse hylätyksi tulemisen pelko. Et tarrauduvad ja hakkavad siin manipuleerima, kuna nad ei ole omas jõus ja nad kerjavad armastust ja kui sa, näiteks mina ka joogaõpilast naised, ma annan neile armastust ja ta on kurat armuga isegi naistele, et miks sa annad neile. Ja ma ütlen, ma annan sulle ka, aga ta on nii näljas, ta on nii tühi ja ta ei oska isegi vastu võtta, et nagu umbes, näiteks mu eelmise boyfriendiga, ta tööle ei käinud 24 tundi, ma olen temaga ja miski ei riida. Ei riida, ta on nagu täiesti hylätyksi ja mis, ma ei tea, mingi traumad, mul on esimesena, et trauma free või siis on oma kuradi traumad ära käsitlenud ja nii head vanemad, et nagu, sest praktiliselt need kõik need ajuvabad asjad tulevad ju tegelikult lapsepõlve värgid ja siis nad jonnivad ja oh my god ja see armukadedus ja et traum, et kuidagi sinu jutust tuli see nüüd meelde, et nii, see oli väga tahtis mul kunagi, et nagu ja veel ja loomulikult adekvaatne. Ma arvan, et ilma traumadeta inimesi ei ole olemas. Mina olen idealist, mina usun, ma ei tea, miks ma ei ole näinud veel igatahes. Siiamaani vähemalt ei ole näinud ühtegi ilma traumata inimest, sellepärast minu mehel on väga head vanemad olnud, nad on 50 aastat koos elanud. Nad on surnud muidugi nüüd juba. Tal olid päris vanad vanemad, kui ta sündis. Aga ega tal on ka ikka omad mingisugused asjad ju. Selge see ju. Aga see koos suhe ongi kasvamine koos ju. Vaata nende traumade ja nende lahendamistega et meil kõik asjad hakkavad ju elama seal meie paari suhtes, eks ole, et me kõik see, mis me lapsepõlvest kaasa võtame ja oma teismeeast on ju. Sina sporditüdruk, ma saan aru, sa võtsid ainult palli ja dressid kaasa, eks ole. et aga me ülejäänud, kes me nagu oleme nagu igasuguseid trikke teinud sellel ajal, et me võtame selle kõik kaasa sinna paari suhtesse ja seal see hakkab elama, aga see hakkab hoopis teistmoodi elama ja me neid probleeme, me ei oska neid üldse ühendada selle, seal taustal on tegelikult see, et mul on lapsepõlvest see teine või kolmas lugu ja me palju hakkame ise toetama nende mustrite kordumist, eks ole, oma käitumisega ja oma selle kõige igapäevaeluga. Aga me oleme juba selles vanuses, et kellel on 1, 2 või mitmes suhe. Aga mis on minu jaoks olnud, ma olen palju selle peale mõelnud, et see, et kuidas teatud inimesed omavahel klapivad niimoodi, et teise inimesega sa oled koos ja need traumad ainult need lähevad veel tugevamaks ja veel rebivamaks ja need on veel raskemad ja teise inimesega sa oled koos ja need traumad paranevad. Et see on hästi nunnu mõte, et tahaks enda ellu sellist inimest, kellel ei ole mingit traumas ja mingit jama, on ju. Et minu oma kogemus on see, et me oleme praeguse mehega peaaegu 6 aastat koos olnud ja inimene on ju inimene selles mõttes ikkagi muidugi me elu jooksul palju õppida ja me kasvame kõik, on ju. Ja tema on teises suhtes samamoodi armastanud seda teist naist
ja selle teise naise kogemus on olnud see, et see mees on nagu, noh, see on kõige kohutavam inimene üldse, see on vahingoline, see on nagu paha mees ja minu silmis, minu kogemus jällegist on temaga olnud see, et mina olen saanud oma hülgamise hirmule sellele taas seda parandust. Et seesama inimene, aga teises koosluses need asjad toimuvad hoopis teistmoodi. Et kui sa oled teise naise silmis, tema võis olla nagu see mees, et kurat, sa tuled mingi oma jamaga ja paned siin minu nagu jamad ka veel hullemasse olukorda, siis minuga koosluses see mees on olnud täiuslik. Ja ma tänavuse päevani, ta ütleb mulle ka, et täiuslik ei ole huvitav, et ära ütle, et ma olen täiuslik. Minu silmis on. Et siis, kui me hakkasime minu praeguse mehega semmima, mul oli sõbranna, kes küsis, et kõlab, et jube tore mees, tal on kindlasti mingi viga. Ei ole nagu. Ja tänase päevani, ma ei tea, võib-olla täna ma lähen koju, ja siis mul selguvad kõik need vead, nüüd kus ma olen seda avalikult välja öelnud, pole vigu, aga kuidagi see nauding sellest kooslusest ja see nauding sellest mehest on selline, et isegi võib-olla need pisivead, mis on, need ei tundu sellistena. Sa tuleb toime. Jah, ja kui tema tuleb toime selle minu jamaga, et ma ei ole mingi lihtne pähkel. Ja mul eksabiga ütles ka talle, et täna sul ei ole halja juukseid ja vaatame 20 aasta pärast uuesti. Et selles mõttes, et ma olen juba tänulik, et ta muga hakkama saab. Aga et see kooslus, et kuidas nagu vaata, et sama inimene ühega koos parandab tema traumasid ja teisega koos ta lõhub neid veel rohkem. Et see on huvitav nähtus. Kuidagi nagu joogaõpetaja ma näen ja meil on ju mitmed inkarnatsioonid, ühtedel on just puntras ja nagu trigerdavad ja mis iganes, et nagu ja teistega on nagu karmised sellised nagu hingesugulused või nagu. Mulle meeldib hästi palju kuulata venelasi, ma ei tea, ja kui oskab vene keelt, siis on nagu äge. Minu arust vene psühhoterapeudi ja psühholoogi maailm ja neuroteadused ja ajuteadused, seal on nagu lihtsalt kulda tuleb sealt. Kõrgtasemel, jaa. Et üks psühhoterapeut, üks meesterahvas, see on hästi palju mehi muidugi sellised, kes räägivad suhetest. Ja üks mees ütles väga hästi, et naisel peab olema selline mees, kes on valmis teda ära kannatama. Kuulsite kõik, jah? Kuulsi ja kogemust, et mind ei kannatada, ma olen liiga värvikas, liiga palju, liiga energiline. See mees peab selle naise ära haldama ja ta peab olema selleks valmis. Ja kui ta selleks valmis ei ole, siis ta ei halda seda naist lihtsalt. Ja, ta hakkab nagu tiibest, proovib tiibi suruda kinni ja mõni alistubki ja mina ei alistu, aga ikkagi nagu jama, et sa ei saa tuge, et sa kogu aeg nagu pead võitlema, et ma hoian, teate, enda kaitsen oma seda pisikest tüdrukutirtsu või hinge, aga kogu aeg keegi proovib nagu, et miks sa tegid näiteks, päriselt, kas ma tean, et teil tuleb nüüd punane, kuigi ma ütlesin, et mu eelmises suhtes neid punaseid flääge oli vähe, tegelikult oli. Oleme Kataris, sõidame taksos ja vaata, nagu sinagi eile, et terve päev oli juuksed patsis, panid õhtul ära ja masseerisid, et issand, kui hea, et sest vaata. Ja mul ma ka, juuksed kinni palju, võtan lahti ja mul tuli taksos, takapistmel, taksojuht Kataris, minu mees, boyfriend, ta ei olnud mees, ta oli poiss, klutt, poisi nalk, no ühesõnaga, ja mina teen juuksed lahti, masseerin, nagu ma teen praegu nüüd, ma ei pea valima kohta. Ja kui takso, kas sa proovisid flirti sealt tagapingilt, miks sa juuksed tegid lahti? Sest ma ka nagu, et fucking, kas sa oled päriselt ka nagu selle kuradi vana paksu taksojuhiga, kas sa arvad, nagu, kas sa pead mind lolliks? Sa oled näinud mind 100 korda, et ma vahepeal masseerin, sest mul tuleb siuke tunne, et ma tahan peas verekeerdu ja intensiivne päev õhtul taksoga, et kurat, ära aja segamini minu peamassaaži ja flirti. See oli üks punane lang ja sellest tuli ka riid ja me nagu no ajuvaba täiesti. See näitab, kui ebakindel on. Et siin ei ole vaja isegi naisel seletada seda, miks ta midagi teeb, sellepärast, et ja just maskuliine mees, kuule, kannustab. Mulle muideks see esimene, see alkoholisti mees, tema oli minust natuke lühem, sest hävitaja lendad on päris väiksed, nad peavad olema sellised jassakad, tugevad, sportlikud. Ja mina on siuke kontsaattüdruk olnud. Ja siis ma mäletan, kui me esimesed korrad läksin välja ja ma küsisin Jukalt, et kuule Juka, mis värk nüüd on, et räägid, kuidas kui ma panen oma kontsad, ma olen ju 10 senti sust pikem. Tema ütles, et kuule,
pane siuksed kontsad, kui sa tahad, et ma saan, ütles siuksed, ma saan sama raha eest rohkem naist. Nii-öelda. Tema kandis välja, ta oli uhke, et mina seal nagu mingi ema laev seal oma. Ja ta on võib-olla ka uhke, et teised mehed vaatavad tema naist, sellepärast, et see kõik on ju minu. Just aga peale seda ei ole selliseid nagu, et umbes, aga muidugi ma teen, ma olen selle võrra jäära tüdruk, tuline ja ma sädelen, et ja siis, aga siis just sa tunned, et ta ei kannusta, mina kui oleks mees, ma kannustaks nii äge, kui sulle sobib, kui sul on juuksed lahti ja go baby, aga mitte nii, miks sa tegid juuksed takso tagapingil lahti? Vaata tegelikult, et selline ideaalne mees, eks ole, peaks oskama ja võiks osata anda naisele piisavalt vabadust ja osata teda piisavalt lõotsas hoida. Sest mida me tegelikult ju vajame, see turvalisus tuleb meil sellest, et me teame, et mul on kõik lubatud, aga ma ei taha seda kõike, ja mul on see võimalus, mul on see vabadus, just see, et ma olen uhke su üle, ma olen uhke, et mul on selline naine, kes viskab oma juukseid, ma olen uhke, et mul on selline naine, kes nende kontsadega ringi käib. Kallis, aga sa oled õhtul minu, eks ole, et ta hoiab teatud mõttes lõa otsas ja annab seda vabadust, aga seda väga harvad mehed oskavad tegelikult. Absoluutselt. Ja just seda naise emotsionaalsest, nagu väga vähesed mehed üldse kannavad nagu välja, et vaata kui palju ütlevad mehed, sa oled liiga emotsionaalne, sa oled liiga tundlik, naine ongi emotsionaalne, naine ongi tundlik, issand, nad üritavad nagu naisest meest teha enda kõrvale päriselt. Ja mina vahest mõtlen, sest mina jälle rahmeldan, mina ei ole, ma ei tea, kas see jooga või filosoofia või see, et ma iga päev liigun jõusaalit rattaga, et ma saan rahmeldatud nagu, ma ei ole siuke, kuidas on Ameerika mäed. Ma olen, joogas. No sa lainetad kergelt niiviisi. Jaa, aga niiviisi, et nagu näiteks kui ma näen kursustel, kus on baarid ja siis päris tihti tehakse nagu hommikul, et siuke hommikukogunemine ja muidugi baarid lahutatakse ära või et ei ole nii, et baarid on samas rühmas. Ja mul on vahest meestest kahju, jälle see, et mina olen nii palju poistega ja meestega nagu trenni teinud ju sporti ja olen nagu kambahirm nendega ja mul on vahest meestest kahju, sest naised me päris palju nagu tegelikult niiviisi. No liiga, ja see on nagu kahju ja see teeb ka nagu esiteks selline, kui sul pea kõrvade vahel kogu aeg suriseb, see esiteks keha on väsinud ja on need peavalud ja krambid ja jälle mingi endometrioos ja mina kui olen nagu terve kui purikas ja ise ennast kehun ja kiidangi, sest see on totta. Ja kui ma vaatan, et kurat, et kahju, et naised ei pea ennast ka kuidagi mentaalselt, emotsionaalselt, füüsilist, spirituaalselt ennast kunnossa ja siis mehed tõesti nagu, et vahest ma vaatan, et kurat, naised on nagu mingid probleemipuntrad, sorry nüüd õekesed, et ma niiviisi teie kohta. Ise ei ole probleemipundar, kuna hoian ennast, kõrvade vahel pean puhtana ja emotsionaalselt nagu ja just see jooga ikkagi satchitananna, jatkuva keskeytymä on autunen tila, se tähendab, et sa oled stabiilselt õnnelik. Muidugi vahest nii, että joogas öeldakse ka, et on negatiivne meel, positiivne meel ja nüüd need inimesed, näiteks mina olen ülipositiivne, näen kõik oma roosade prillide läbi ja teen nii-öelda sitas saia. Ma ei nagu, ja siis kõige parem on neutraalne, et näed, sitt on sitt, sellest pole vaja teha saia, sa ei pea keerama, aga vaata siis, kui sa oled hingelisusega tegelenud ja seal kogu aeg öeldakse, et sa oled jumalik. Sa näed selle inimese potentsiaali, aga tegelikkus võib olla nii, et kurat, ta on täiesti laisk ja luuser ja mis iganes on ju, mis sest, et ta on jumalik, aga tal on ja näiteks võib-olla mingi teise naisega on töökas ja mis iganes, aga on kuidagi mina, see maskuliinne, et ta siis nagu umbes, ma olen siuke bambi, et las see ema lõvi, siis on ju hoolitseb mu eest. Et sama mees võib olla eri suhtes ja ongi eri, et see on nagu eri dünaamika. Ja ma ei mäleta, mis see jutu juur nüüd oli. Ma ei mäleta. Vaata, see ongi see, et me, eks ole, et igast situatsiooni me ei näe mitte, et see, kuidas mina sind näen, see ei räägi sinu kohta, vaid see räägib minu kohta. Me näeme igasse situatsioonidesse läbi oma lugude, eks ole. Ja samamoodi selle paari suhtega, et mina oma taustaga toon selles teises inimeses esile teatud asjad, teatud omadused, teatud potentsiaali, et teise inimesega õistub hoopis teistmoodi. Ma mõtlesin ise selle peale, et kui me alustasime sellest, et milline on see mees, siis mul on pikalt nagu juhtlõngaks see, et mehes peab olema sisu ja selgeranga. Et
kõik muu on ju, see nagu mingid asjad, see, et uks lahti tehakse ja lilli tuuakse, on iseenesest mõistetavad. Et pigem minu jaoks oli keerulisem see, et kui mees hakkas kodus tolmuimega tolmu võtma, mis mõttes minu häbi, minu süü, mis sealt kõik nagu üle hakkas pursuma, eks ole, et kui mees kodus tolmupõrandalt tõmbab, siis järelikult mina olen midagi tegemata jätnud, aga noh, see ka stabiliseerus lõpuks ja täna ma nagu ei tõmba käima. Jään rahulikuks ja naudin seda pigem, et see on nagu okei. Aga see, et seesama, ma arvan, et see sisu ja selgeranga, see on sama seda tugevust, ja see on tegelikult, see on inimlik, et see ei ole midagi sellist, et kuidagi võrdõiguslikkusega peaks selle vastu võitlema või et mis mõttes, et mina naisena võin ise olla selline või et mul ei ole vaja ja mul on mina selline ja et mehed peaksid kuidagi ennast tundma, et ma pean vastama teatud kriteeriumidele. See on inimlik, et mehes peab olema see maskuliinsus. Mul on 3 poega ja minu jaoks on olnud oluline see, et nendes poegades kasvatada seda maskuliinsust, et see tuleb maast madalast just selle samaga, et need pojad näevad, et isa kingib emale lilli, eks ole, et pojad õpivad seda kogu selle aja, et see on iseenesest mõistetav, et ma ei tea, võib-olla mingite teooriate kohaselt ma olen veidrik olnud, eks ole, et ma ei ole lubanud oma poegadel proovida seelikuid või lasta neil nagu mingid muudes situatsioonides ebaselges rollis olla, aga see on normaalne, nii peabki olema, et meie naisena viskan oma juukseid, on ju, ja et see mees läheb ja kütib selle kuramuse piisoni, toob koju ja meie teeme sellest suppi, on ju. Ja vahet ei ole, et meil on 2026, see meie ürgne vajadus on meis ka täna. Ja ka 3, just, see tuleb alati olema. Soomest on kaotatud ja kui palju on üksik emasid, poisid ei näegi seda kuradi isa malli, nad ainult näevad selle empsu, kes, ma ei tea, rügab ja õpivadki, et las naised rügavad, näinud ju ema ja vaata Soomes see sõda, muidugi meil on ka Eestis ju sõda oli, aga Soomes, kui oli sõja ajal, kõik mehed oli seal rindamal, on ju sõjas, emmed ju pidid kasvatama lapsed ja toidud ja kündma ja mis iganes, et siin on läinud juba peale sõda minust Soome see meeste põlvkond kuidagi väga nõrgukeseks, et naistest on tulnud siuksed nagu tööhobused. Aga mis meil teistmoodi läks, sest et samamoodi meil oli ka, et naised olid traktoristid, on ju, ja et meil on ka olnud see. Meil on isegi seltsimehed olid naised. No just, et mis meist teistmoodi on? Ma ei tea, eestlastel on mingi, minu arust Eesti naised on rohkem naised, kus sommid midagi, kuigi sama. Ma arvan, et meil on seda Vene poolt tulnud seda kultuuri hästi palju sisse, vaata venelastel on hästi konkreetsed need siuksed arhetüübid seal, meesarhetüüp, naisarhetüüp, perekonniti, eks ju, nendel on ju teistmoodi. Koolisüsteem ka kuidagi, Soome koolisüsteem ju nagu, see tahabki ajada just see pride'id aga mõtlen, aga miks see, et kui meil on olemas, meil on veel 50 aastat seda kasvatust, et naised on stahanosed, et sa käid, on ju, et õige naine toidab oma 7 last ja joodikust mehe ja käib künnab põllu ka, on ju. Meil oli see periood, meil oli selline kultuur, et miks see ei, et kuidas me säilitasime selle läbi oma siiski selle naiseks olemise ja me Eesti naine januneb naiseks olemise järgi tegelikult. Mina arvan, et maailmas kõik naised janunevad ja ka siin Soomes need naised päriselt janunevad selle järgi. Nad lihtsalt võib-olla ei väljenda seda, nad ei julge äkki väljendada, sest minu arust Soome ühiskond on selline, kus väga ei armastata sellist otsest nagu väljendamist, mida ma asjadest arvan. On nii? Ma ei tea, olen ma õigesti aru saan? Minu arust ka nagu... Siin ausat juttu nagu väga siin ei hinnata, või tehakse kuidagi siukest ilusat nägu. Ja siis nad lähevad koju ja kas nad siis on õnnelikud päriselt, olles siis need mehed? Ma ei tea, vaata nagu ma ütlesin, et viimased sellised flirtikogemused kaubakassale ja mis siin viimasel ajal on olnud, siis okei, see flirt on nagu hästi vahva olnud, aga see, kuidas ma pärast mõtlesin, et issand, kui armas, et Soome mees flirtis niimoodi, et see oli nii, see on ebatavaline, et Eesti meestega oled harjunud, eks ole, et kogu aeg käib mingi vähe siuke jutt, eks ole, ja vahet... kellel käi. Anyway, aga mina alles alustan nüüd Eesti meestega, sest 19 aastaselt, kui läksin, ma olin nii sportlane, et mehed üldse ei huvitanud ja nad olid kambajõmmid ja
et nüüd 55-selt tagasi, et hakkan nagu, muidugi esimene kogemus Eesti meest oli nüüd väga jama. Aga vaata, erinevas järjekorras, et ega kõik ei pea nii nagu koolis, vaata see klassi esimesest, teisest, kolmandast, et me on ju ärkasime kõigepealt meeste osas ja nüüd me ärkame hingeliselt, on ju, sa ärkasid kõigepealt hingeliselt, nüüd hakkad meeste osas ärkama, et mis vahet ei ole. Peas, et me ärkame, et me oleme jumalikus mängus, tsirkuses. Vahest on nii persesta see tsirkus, sorry, nüüd ma ei tea. Ja, aga ikkagi, et mängulisust ja nagu tõesti silmad kirkane. Aga seda ei ole minu arust, seda mängulisust väga palju. Inimesed võtavad asju liiga tõsiselt minu arust. Raudselt, jah. Aga... Elu peab ikka olema tõsine asi ajada, on ju, erininast väljas kogu aeg. Ja... Et inimesed on väsinud. Ja ongi väsinud. Et vaata, me oleme ka selles vanuses, on ju, et paljud on ju, eriti mehed on selles vanuses väsinud, käivad tööl, käivad poes, vaatavad jalgpalli võib-olla, on ju, võib-olla et neegi need inimeste, kellega me vastuvõttel töötame, et näha on, et inimesed on väsinud ja ei kuidagi sellist, esiteks nad ei kipu ärkama, et mul oleks vaja mu paarisuhtega tööd teha, veel vähem siis see ärkamine, et võib-olla mees minus vajaks ka mingit äratamist ja töö tegemist ja et selline natukene unes olek on. Aga selle pealt sa ütlesid, et mees peab olema lõbus ja seiklusjänuline, siis tegelikult nii palju, kui mina olen küsinud ju meestelt, et mida sa nagu otsid naises, et mis on see, siis mida mehed ütlevad esimesena? Naisest otsitakse rõõmu. Et, ma peaks olema nagu sina oled tõeline päike. Ma peaks olema nii, et kõik tahavad mind, sest ma olen rõõmurull, aga ei taheta ja julgeta. Vaata, kui kulged niiviisi rindarottingile, nagu inimesed ei julge läheneda, nad mõtlevad, et siuke värviline, siuke naine, et see on kindlasti ülbe, see on raske, see on mingi õudse raske iseloomuga ja päriselt ka paljud mõtlevad, no mis kurat, miks sa oled ikka veel sinku? No olengi sinku, et kuna ei julgeta rõõmurullidele, värvilistele. Aga teed, ma arvan, et sul pole ka seda meest vaja, kes ei julge sinuga ühendust. Ei ole jaa, aga sa teed sellisega. Nii ongi. Sa pead sama mehe, kes nagu võtab kõik selle enda ellu 24/7. No nii universum. Päike on kogu aeg laestab. Tellimus on nüüd. Jaa. Aga vaata, samas me jõuamegi sinna, et olla mänguline, olla selline, olla teine, et kogu see kunstitükk on selle tasakaalu leidmises, eks ole, et see, mida me otsime selles partneris, et sealt leida see tasakaal, et ei oleks liiga seda ega liiga toda, on ju, samamoodi see meie, et milline naine mina olen, et kas ma käin hommikust õhtuni nende punaste korkaritega, on ju, et kas ma võin vahest paljajaluga ringi paterdada, on ju, et see tasakaalu leidmine, et kui meie leiame endast selle mõnusa tasakaalu ja selle partneri, kelles on ka see mõnus tasakaal, siis see ühendus on lihtsalt nii mõnna, eks ole. See on ka tähtis just see, mis sa nagu vaata arhitüübid ju, et okei, mingi juurtsakra on just see ema, see nagu tööhobune ja kannab neid poekotte ja teine tšakra, see vesi, see kiimane nartused ja see seksikas, kuidas ragastaja, kuidas on see armastaja ja tuli business-naine, oskab tead nagu, no nii, kalendris on siin, mina lähen homme jumpa, midagi mees pea tead. Ja siis see armastav tead, see mingi äidit, ema Teresa ja see tead kõike ennast ja lapsi ja kogu universumit armastav ja siis see julge naine, kes tead ütleb ja oma südametarkuse ja oma ajude nagu ratsionaalse ja tundelise nagu ütleb välja ja siis see nägija, see tõesti intuitsioon ja tead see jumala, see prestrinna ja see on nagu see mängulises endale äge, et on põnev nagu eri roolides ja vaata, sa tunned ju ära, näiteks sa jõusaalis mingile kutile ei hakka mingi ingli juttu rääkima. Sa küsid, et kuidas, mis sa sööd, kui sul on nii head lihased, no proteiini, kuule, raejuusta, et sa nagu lähed sellele, võtad selle näiteks juurtsakra endas, aktiveerid ja ajad juttu ja siis mingi teise tüübiga sa saadki mingi teise tšakra energiaga, et see on nagu, et sa ei nagu, soome keeles on see, et sa ei kalkeudu, sa nagu ei sa ei jää kinni. Ja ma arvan, et meestele ka meeldib, sest nemad ei läinud selle kuradi emaga, kes nad ei armunud selles emasse, nad armusid, sest selles naises on kõik eri pooled ja umbes, et ongi, oled mingi 10 eri naisega koos, mitte ainult selle ühega. Ja
nüüd, kus me rääkisime sellest, et milline see on see mees, milline, et meil on nüüd nimekiri tehtud, et me võime seda pärast... Aga lühike veel peaks kui keegi mees tahab, et kuidas nagu siis nagu, et millistele kriteeriumidele võiks vastata ja te võite meile kirjutada, me võime teile selle nimekirja saata. Aga räägime siis sellest, et kui see mees tuleb, siis mida me märkame selles mehes esimesena? Et mis meid köidab kõigepealt? Kas tema silmad? Kas tema lõhn? Kas tema hääl? Mis on see, mis esmapilgule võib meil jalad alt ära tõmmata? Ma arvan, et kohe sa seda lõhna nii väga ei tunne, eks ju, kui sa näed. Kõigepealt sa näed tulemas, tuleb täpp. Tuleb sinu poole, eks ju. No, kõigepealt sa ikkagi näed ju ära, kui enesekindel ta on, milline rüht tal on, eks ju, kas ta on selline... No minule väga oluline see, et mees oleks vormis. Et ma ei tea, vaata igal ühel oma, eks ju, et kellel on tähtis mis, eks ju. Et vaatad, kas ta nagu oma kehaga on heas kontaktis, eks ju. Et selle kuidagi tajud ära kohe, eks, see esimene, see mulje, mis jääb. No siis tuleb alles see, mida ta suust välja ajab, eks ju. No see on ka väga oluline minu jaoks ikkagi. Kui ta ikkagi, see kõik on nagu ideaalne, see pilt ja siis tuleb sealt sükest siis on kõik läbi, eks. Et see peaks ikkagi olema seal tõesti seda sisu ka, nagu sa ütlesid, on ju, või kes ütlesid. Ja siis tulevad need lõhnad ja muud asjad, on ju. Pärast võib see lõhki kõik ära rikkuda, eks ole. Et me oleme nii meelelised olevused, et meil on nagu kõik oluline, et mis me näeme, mis me kuuleme, mis me tunneme, eks ole. Ja kuidas ta käitub, see on väga oluline. Muuseas sellega, et see suust väljaajamine, eks ole, et see on tänapäeval suur probleem, sellepärast, et paljud inimesed kohtuvad, eks ole, erinevate netikanalite kaudu. Ja on palju mehi, kellel on väga raske minna ja hakata, et mingid sisukad sõnumid saatma, et tuleb, et tšau, lähme välja. Kas tulevik ongi selline, et istume niimoodi ja siis chatime siin üksteisega. Ja ma võin rääkida teile loo, et kuidas mina, mis minu praeguse abikaasa puhul oli see, mis mul alt ära viis. Et see oli siuke periood elus, kus ma kohtusin mõne mehega ja ma küsisin nii mõneltki sama küsimuse. Et ma küsisin, et kui on punamütsik ja muinasjutt, eks ole, punamütsik läheb vanamöörde, sina oled hunt, sa oled just vanaema ära söönud ja sa oled seal voodis, ja mina küsin, et miks sul nii suured käed on? Ja ma küsin, miks sul nii suur suu on? Ja kui see mees ütleb selle pealt, sellepärast, et ma olen hunt. No siis sellega jutt lõppes, eks ole. Ja saad aru, minu praegune abikaasa, me kirjutasime toona. Ma olin nagu niimoodi, saad aru, ta kirjutas mulle pikad storid. Sellepärast, et ma haaran su embus ja mida iganes. Ja samal ajal, tead sa, need ei olnud sellised imelad erootlased, et ma haaran su kinni keeranud teist pidi ja panen taha, et see ei olnud nagu seda, vaid see oli, ma lugesin, mõtlesin, et mine kanni, et nagu, et inimene nagu oskab ennast väljendada ja nii mahlaselt, et ma olin täiesti müüdud sellel hetkel. Et, ja ka ma olen kuulnud neid lugusid, et kus naised ütlevad, et nad saavad need lühikesed sõnumid ja samas on mehi, kes ütlevad, aga ma ei oska kirjutada. Mul on raske ennast nagu sõnadesse panna. Ja on nagu jube vahvaid mehi, et saad kokku, räägib, on nii kihvt, aga ta ei oska. Et võtta, hoian andeks, et just see, et mida ma räägin, kirjutan või räägin, et sellel on hästi suur tähtsus. Ja see on nagu tänasel päeval, see vorm võib olla nagu sõltuvalt kanalist, et kui paljud täna kõrtsus tuttavaks saavad. Et lähed paari, käid sa siin tihti ja siis läheb, et üsna palju on ikkagi sellist netiteel esimesed kohtumised. Aga muidugi julge mees võiks öelda, et kuule, mina ei ole mingi kirjutaja, mina ei ole mingi näppaja, kuule, ma helistan sulle, helistame ja võtta siis, et ei hakka siis ühesõnaga ütle välja. Saame kokku räägida. Mina ei ole siuke kirjutaja. Mina ka näiteks, kui sa ütlesid, et kirjuta raamat. Mina ei kirjuta raamatut, mina olen siuke nagu räägin, et mina ka ma ei tea, kas see tuleb nõukogude ajast, vähemalt tsikis seal spordiinternat koolis kõik pidi nagu, kuidas on soomekeels ranskalaised viivad. Võta hästi konkreetselt. Kriips, lause, ei mingit esseed, mingit luritus, mul oli hästi raske alguses koolis nagu siin Soomes, kuna kõik oskasid nii hästi kirjutada, igast kirja, mitu lehekülge, ma nagu kökmökk,
üks lause, konkreetselt kõik nagu pioneer, nõukogude aja pioneer paneb konkreetselt asjad paika. No ja vaata, mina olen nagu siuke, et Härjal Sarvist on ja sa ütlesid, sa ei kirjuta, sa räägid, no siin me nüüd oleme, räägime juttu siis, eks ole. mis me arvame asjadest. Et ühesõnaga, et me vaatame selle mehele seda hoiakut ja kuulame, mis see mees räägib. Kuidas ta käitub ja kuidas ta sinuga käitub. Et kui seal on ikka täielik mühak, no ikka, ta võib ükskõik kui ilus mees olla. Ei, aitäh. Ma olen kunagi treffanud siis ammu, kui ma olin Tinderis. Te teate Chippendales, see on hanksid. Nagu välimus siuke, aga bože moi, kui pisikene ja just siuke, et miks sa kohe ei vastanud ja nagu umbes hakkab kohe kerjama esimestelt treffidelt ja see oli nagu isegi pool tundi vist, kuule, joome kohvid ja tõmbame uttu, aga ise on siuke nagu wow, esineb ja värgid, aga siis see sisu oli nagu tühi. Ma olen kuulnud neid lugusid, et tead, et kui saadakse, eks ole, kuskil Tinderis ja kuskil tuttavaks ja hakatakse kirjutama ja hästi kiiresti olete, aga miks sa mulle ei vastanud? Aga kus sa eile olid? See kontroll hakkab juba jõus pihta. Et sükest on nagu üsna palju tegelikult. Hädaelu, süke nagu, see on nii ebamehelik, et hakkab nagu, see on selle hädaelu. Hädine, et just miks sa kohe ei vastanud? No kurat küll. Ma teen tööd, kuule mul oli joogatund või midagi nagu, et siuke hädisus ja just see kontrollus on kole. Ei lähe üldse peale. Mina ütlen, et nendel esimestel hetkedel, et noh, muidugi mehe hääl on see, mis mind võib alustama täiesti maha tõmmata. Et tead, osadel meestel on siukene, see tuleb nagu siit selline nagu kõue hääl ja siis ma jumala sabi, mida ta räägib, ma kuulen ainult seda häält, ma tunnen, võta mind kaasa, viimid sinna tagahoones. Et see mehe hääl oli, mis oli jalgpalli, see MM oli, seal oli üks see selostaja, kommentaator oli. Ma vaatasin, et välja paist jumal tore, püha jumal, tal oli selline hääl, ma ütlesin, et pange ära, ma ei suuda kuulata siukse häälega meest, et noh, ma olen vaata nii tundlik igasugust erinevate meelte kogemuste suhtes, et see hääl on minu jaoks hästi oluline, et mehel peab mõnus hääl olema. Mis me mehe lõhnast arvame? Noh, ikka seda uskust võiks olla. Mina, vaata, joogapiirides on palju siukseid hipi poisse ja mehi. Ja päris hullud lõhnad mõnel. Ma ei saa aru lihtsalt, kuidas on võimalik nagu, no ma arvan, et kui sa sööd midagi valesti ka ikka, siis see ei tule, see higi ei haise ja ma ei tea, aja need kaelakarvad ja midagi või siis särkvad võned ju puuvill, kui ikkagi hipi inimesed on puuvill, natural material ja mõned puuvillad tõesti, et see riided nagu siis haisevad, pesed küll ära, aga ikkagi see bakterid ju aktiveeruvad hiiega ja soojusega. Aga see on küll nii, tead, vahest isegi olnud, et ma tean, et paar meest, sellist noort meest, kes tuli joogatundi, ma teadsin, et fuck, terve joogasaal lõhnab nüüd jamast ja umbes, et tead nagu kurat vaesed naised, kes nad on seal kas see lihtsalt haiseb või haiseb, see higi neil läheb nagu kuidagi pesemine läheb nagu maast välja või mis nendega toimub? toimub? Ma ei tea, aga ma arvan, et pesevad, aga lihtsalt see higi kuidagi nii, see on nagu vänge, siuke nagu täitsa, andke mulle akna juurde, et muidugi, okei, see nüüd, nad on harvad, aga ma ei tea, mul kohe mehe higist tuli, et see on ju nii turn off, et selline, et jaa. Mina tea, minul on tähtis, et mees peseks ennast. Loomulikult. Et see on nagu, no tõesti. See on ma arvan, et see on, et aga need oled feromonid, et ja vaata tänapäeval ju pannakse lõhnasid, et tegelikult naised ei leiagi seda, mehed ka ei leia seda õiget, kuna kõik peidetakse kemikaalide ja parfüümidega ära ja aga et need feromonid ju pidid nagu nii just see, et sa tunned oma see peab olema paras jagu, oma see saa olla siuke, lööb su nagu silmist pimedaks. Minu kogemus, et minu abikaasa ei kasuta ühtegi parfüümi. Tal ei ole mitte mingeid lõhnasid. Deodorant on ka täiesti lõhnatu. Siis ma vahest käin otsin lõhna, et aga see thanks küll, et hetkel ei toiminud, aga vaatame pärast uuesti. Aga et mehe puhul mingid meeste parfüümid on ikkagi, neil on mingi teatud mõju, et mõni lõhn on siuke, mis nagu et ma olen nagu siin ja praegu on ja mõni lõhn on, et
jaa, paha. et kui on see õige lõhn ja et ma arvan, et see on nagu kõigile meestele, et sutsukene. Yeah. Mul on kodus 16-aastane, need on 16-aastased noormehed, nad ju katsetavad ja siis on see, et malavad ennast üle. Et see pilv tuleb ennem, siis tuleb see noormees ja siis veel 2 tundi hiljem, no ka see pilv järgi veel. aga et see mehe lõhn, nii nagu, eks ole, et räägitakse naise lõhnast, et naisel on see hea lõhn. Aga samamoodi me tegelikult, me tahame seda mehe lõhna, sellist, me ei taha neid kõiki Gucci parfüüme. Vahest ma isegi teen abikaasale märkuse, et ära pese selle seebiga. Et ma ei taha, et mees seebi järgi haiseb. Aga seda mehe lõhna. Et mitte see, et ta tuleb, et on sul, eks ole, see särk on higine, aga tead natukene seda sellist. Ma päris tihti näiteks, kui ma tunnen, et keegi mees lõhnab hästi, ma julgen juurde minna ja küsida, et räägi, mis lõhn, või siis ma lihtsalt kommenteerin, et see lõhn on äge, tõesti nagu, et vau, ja sest ma tahan, minust on nii äge nagu kommunikeerida ja ma absoluutselt, mingid siuksed piire ei ole, et muidugi ma ei ole kogu aeg igal, see lõhned hästi, sul on hea küünelak, blablabla, ma ei ole siuke kommentaator, aga kui on mul on ilus küünelak. Aga selline, et tõesti, ja siis vahest isegi küsin, et näiteks kui ma olengi suhtes, et räägi, mis lõhn, see on nii hea lõhn, et ma tahaks, et minu boyfriend või mees ka lõhnaks, nagu muidugi eri ihul ju on täiesti erinev, täiesti, et never know, aga jaa, et see on tõesti. Ja kõige nunnum on see, kui see suvel, eks ole, et see ihu lõhnab päikese järgi ja kui selle mehe ihu lõhnab selle päikese järgi ja seal on seda sellist loomulikku seda, seal ei ole seepi, seal ei ole ühtegi Versaceit, seal ei ole, vaid seal on see päike, see mehe ihu ja see läks lappama juba. Hajuaisti on ühenduses juurtsakraga. On absoluutselt. Et meile mõjub see, mida mees räägib, meile mõjub see, kuidas mees räägib, meile mõjub see, kuidas mees lõhnab mehe silmad. Igal juhul. See, kui mees silma vaatab või see, kui mees silma ei vaata. Mulle väga meeldib silma vaadata. Ja kui ma oma mehega tuttavaks sain, siis ma täitsa ta tundis ennast nii ebamugavalt, et tal pole kunagi keegi niimoodi silma vaadata. Ja näiteks tantras ju ongi, et näiteks kui paarid on juba nagu endast kaugemale läinud, kuidagi on tead, 20 aastat ja iseenesest mõistetav, siis öeldakse, et kuulge, istuge all. 3 minutit pidi nagu selle ühenduse, see connection tuleb tagasi ja tõesti nii ongi, et see on hästi võimas see silma vaatamise värk. Ja mul on olnud üks selline suhe, kus üks mees, ta ei suutnud ma suhtlesin temaga 2 aastat ja ta ei suutnud otsa vaadata ja ma kohe mõtlesin, mis värk temaga on. Siin on pildil on midagi väga valesti. Ta oli väga väärikal ametil, väga kõrgel kohal, väga hea väljaõppega ja lõpuks ma panin pildi kokku. Ta on seda elukutse vajadusel õppinud. Aga seal oli ka selline lugu pärast taga, et kõik, mida ta oli vale. Oi. No kõik, seal ei olnud mitte midagi tõde. Ei julgenud oma hinge peegleid. Et sa ikkagi saad aru inimesest, on ju, et kui ta ikka ei suuda sulle hetkekski otsa vaadata, kogu aeg on niimoodi vaadata, no siis on midagi valesti ikkagi. Ära suhtle sellisega. No mina ei vaata otsa siis, kui ma olen väsinud. Ei, no see on teine asi, sa ju praegu on, vaata, meil on pühapäev, meil on kohvi. Ja aga kui sa oled inimesega suhtes 2 aastat ja ta ei suuda sulle otsa vaadata, nii kaua kui meie vaatame. Lihtsalt ta ei vaatagi. Aga kas sa küsisid näiteks... Ma ei osanud isegi küsida sellel hetkel. Nüüd raudselt oskaks kohe. Kuule, musi, miks sa oled see? Proovi, räägi, mis sellest trauma on. Harjutame nii ägi. Aga pärast ma sain ikka aru, milles oli asi. No oligi vale, kõik oli vale. No liigume siis silmadest edasi. Mehe habe, mis me sellest arvame? Sõltub olukorrast, on ju. Mulle meeldib selline paaripäevane küll, aga kui läheb nagu sinna... Lappesse. Aga mõnele sobipäev. Sellised abemed muidugi. Toidujääd, ma ei tea. Teatud olukordades võiks olla sile, eks ju. Aga vaata, kui on habemeõli kasutab, siis kui see habe on pehme, siis on nagu okei. Siis on okei või? Selline ühepäevane, selline tüügas. Kahtlen.
aga võib-olla, jah, võib-olla. Ma olen vaikselt olnud, kuna tõesti nagu see on nii, see rohkem see sisu ja kõik need värgid, et need habemed ja need tilulilud, need on kuidagi, need on tähtsad, aga see kuidagi ma ei oska niiviisi, et nii või naa, et lihtsalt mõnele sobib hullult, kannab ennast välja, väga äge, pudru ei kogune siia, ma ei pea emmina jälle niiviisi pudru ja leivatükke sealt noppima. Kogun, eilsed, siin oligi eilne. Ja siis võtad selle vuntsi niimoodi kõrvale ja siis musitad. Aga jaa, aga äge, et nagu mõnus, sest ma ka, me eile rääkisimegi sellest, täna hommikul küsisid, kuule Külts, kas sul sõbrannast on? Ma ütlesin, kuule ei ole, kõik on nii palju reisinud ja taha jätnud erinevad linnad ja erinevad maad ja et viimati, ma arvan, ja veel eesti keeles, ma arvan, et viimati 19 aastal tsikis, muidugi siis me olime sporditüdrukud, me ei mõelnud meeste habemeid ja ei rääkinud ei feromonidest muud, me lihtsalt spordijutud, et ma olen väga esiteks tänulik, et niiviisi, et lendasite peale, paneme kaamera peale ja jutustame, sest jumala põnev jutustada naistega on naiste värke. Et nagu mul ka ajud hakkavad kohe nagu ärkama, et tõesti nagu vau, siukseid asju peab ka jutustama, mitte ainult kuule muid. Peab, see on hästi oluline naistega koos rääkida ja just nimelt rääkida meestest. Aga me oleme meeste teemas ja me tõmbame need mehed selles mõttes nagu kokku või? Puntrus! Tahtsin öelda, et tõmba mehed läbi. Me võime ka seda, et me tõmbame praegu need mehed läbi, et me läheme nagu et me läksime sellest lõigule, et milline on see mees ja nüüd me räägime sellest, et mis on need asjad, mida me märkame ja mida miski asi meis loob ja et kas mehe pikkus on oluline? Mul on kogemust lühikestest meestest, ma tõmban oma olemusega lühikesi, kuigi viimane oli nüüd pikk. Mul meeldib pikem mees on kuidagi ja ka see nagu kuidagi see pikkus toob natuke tugevust, et nii mõnsa oleks, kui ta saaks selga võtta, kui lähme näiteks rappa ja mul on sellised tossud, mida ma ei taha märjaks teha, et hüppa selga, ma kannan su üle veed ja et tugev ja pisike mees, mina 80 kilone, pisike mees vahest nagu ei jaksa mind. Mina tahan suuremat, pikemat. See on nagu nii nunnu, et sul tuleb kohe see spordi mõte, et võt ma ei taha, et mu ossud lähevad märjaks, ma tahan, et mees on nagu sel määral tugev, võtab mu selga, et mul on üks sõbranna, kes tahab, et ta on unistanud alati, et tal oleks nii palju tugev mees, kes võiks võtta ja ta vastu seina panna ja teda vastu seina panna. Et nii, et ta võtab ta sülle ja vastu seina paneb, aga ma räägin, et küllis on see, mina tulin tsikist ja me mõtleme, et näed, et lähme, et võtad mind selga, et mu ossud ei läheks märjaks. Külli mees peab olema selline, kes nagu aga see on nii selline mees siis jaksab mind keppida taga ja eest ja tagant ka sülle võttes ka on ju. No vot, et aga tegelikult on oluline see mehe siiski ma ei tea, minul on olnud igasuguse pikkusega mehi ja ma ei ole seda üldse kunagi nagu tähtsaks pidanud. Minu jaoks on inimene, kes on hästi enesekindel ja endaga heas kohas, ta minu jaoks kasvab pikemaks. Ja ta läheb ilusamaks. Isegi siis, kui ta näeb välja nagu Shrek, aga kui ta on nagu tõesti endaga nagu väga heas kohas, ta teab, kes ta on, ta teab, mis ta tahab elult saada, siis ta muutub ilusamaks. Ja nii käib naiste kohta ka minu arust. Mul ei ole pikkuse kohta ei ole olnud üldse mingeid selliseid kriteeriume. Tead, praegu mul tuli meelde, et mul on üks tuttav meesterahvas. Ta on minu pikkune, ma olen 165, ma olen suht lühik, eks ole. Aga 165. Et ta on umbes minu pikkune, tal on ulmevõlad, ta on praegu juba saanud nagu sinna velgajärjest elunud, tal on mingisugune poole miljoni eest võlgasid ja rahaasjad, et tal on stabiilne töökoht ja kõik on ju, ja tal on siuke naeratus ja ta olemus on nagu nii aus, rõõmus ja tasakaalus, et mul ei tuleks tema puhul pähegi mõelda, et ta on veitsa liiga lühike. Et just nimelt see olemus, millest me alguses rääkisime. Et ühesõnaga pikkusel pole vahet. Või on? Vaata, mina olen siuke, et mina olen, nagu ma ütlesin, et mul on lühikeste inimestega kogemus, meestega kogemust. Mina sellepärast tahan pikka, mina tahan proovida, kuidas tundub, et ma olen nagu muidugi füsioterapeut minus hakkab mõtlema, et mees peab küürutama, kui mind musitama hakkab, aga siis ma tõusen varvastele ja mis iganes on ju.
tead, see on mõnsam, sest proovi sa näiteks vaata tantra kallistustes ju. Pikad mehed peavad nagu, kuidas on, kaelkirjakud on, jalad laiali, et nagu tead, enam-vähem südamed ja tšakrad on koos. Aga kui on hullult, muidugi ma ei unista hullult pikemalt, et ma olen 175, no 180, 185, 190 täitsa võiks olla. Ja. No, mina olen selles suhtes, et mina tahan nüüd proovida, sest mina tean juba, kuidas on pisikeste nunnukestega olla. Mina nüüd, elu on mäng, kuidas ma tunnen ennast, kas ma saan olla naisne rohkem ja selline... Tunde ennast naisena. Tunden naisena. Ma ei tea, kas me peame video lõppu Külli telefoninumbriga ma arvan küll, ma just enne mõtlesin. Kas see oli mingi kosi, mis on mingi... Kas on eesti keeles kosi aga oleme avatud. Oleme avatud. Aga tegelikult võtta selle pikkusega on nii ja naa, et minul on abikaasaga 30 sentimeetrit vahet ja on teatud situatsioonid, kus see on... ei toimi. Et siis on vaja... pinke ja muid süsteeme, aga ma olen ise mõelnud, et ma olen vahest mingeid videosid näinud sellest, et kui on nagu paar, kus on nagu suur pikkuse vahe, et mismoodi see üks partner tegelikult näeb alati nagu maailma ja oma partnerit ja mismoodi see teine. Ei, no sa just rääkisid sellest seljast ja siis sellest kaelast. Sa peaks väga tihti käima massaažist, et kogu aeg niimoodi vist. Ja su mees on kogu ma nii armastan neid hetki, kui ta istub, on ju, ja ma võin võtta teda niimoodi. Et muidu ma olen alati... Muidu sa oled kogu aeg siuke. See peab ju oma mingi pisike pingik. Või siis eemalt vaatama. Ja, tead sa, mulle meeldib, kui me poes käime ja poodides on vaata need siuksed ümmarused pingid, et millega nad poes riiulil kõrgel asju. Ma poes vahest, kui see riiul on kuskil, siis ma hüppan sinna peale ja siis me musutame, et see on nagu, vahest ma saan ülevalt alla sulle vaadata. Okei, pikkus. Mis veel? Mehe õlad, mehe puusad. Sest mida Heidi ütles, et see sportlikkus, et on vormis ja... No see ei tähenda seda, et ta peab olema nagu täiesti niimoodi six-pack ja selline, aga et lihtsalt, et on näha, et on lihast, eks ju. Ja mitmekülgsus, mina endise 7 võistlena, et tal on kestvust ja tal on jõudu ja koordinatsioon ja osavust. Ja ei ole siuke küürus. Just nimelt, et selg on sirge, eks ole. No see on mehelik minu arust. Ja, et õlad on tahapoole, mitte ettepoole. Ja ei ole siuke ühe, sest vaata, need, kes ainult maratoni jooksevad, nende kuidagi iseloom on ka siuke nagu, no ühesõnaga ühe suuna tüüpidel on päris tihti läheb see on-off mustvalge, nad tulevad nagu narrow-minded, ainult see jõusaal. Aga see on nii kaob, tead nagu, et come on, lähme nüüd... Nii, et see mitmekülgsus. Ja mitmekülgsus ja just selline. Kas mees peab karvane ka olema? Teada, mis enne kui lähme tantsimise, minu arust oleks nii äge, kui mees oskab tantsida. Ma vahest, kui laevaga vaata ikkagi Soome, Tallinn, mingid vanurid nii hästi tantsivad, siis ma unistan, et mina tahaks ka hullult mu mehega tantsida ja et ta oskab viia või no vähemalt, et ta on avatud, et ta tahab tantsukursustele, sest mina näen, et mina vanurina ainult tantsin. Sa pead ikka sinna Ladina-Ameerika poole vaatama hakkama. Ma palju te käite nagu päriselt nagu tantsimas? Viimasel ajal. Noorena ma väga palju. Noorena kogu aeg, iga laupäev. Aga praegusel hetkel küll. Aga mina tantsin palju kodus. Tead ei tantsi kodus ka? Mina tantsin. Hommiku praktiliselt alustan, nii et muusikat ja duši all või midagi nagu ma liigutan ja mul nii meeldib nagu tõesti see muuli peale Pärnus 2 kilomeetrit muuli, ma kuulan muusikat, ma tantsin, ma laulan. See on nagu, siis kui ma olen 4 kilomeetrit niiviisi teinud, ma olen nüüd wow. See on hea tunne. Meie vahest tantsiga kodus, vahest tuleb mingi hea lugu. Üldjuhul on see, et mina palundan sulle, et Soome mees ikkagi... Muidugi tuleb. Kus ta pääseb? Aga soomlastel on rohkem seda tantsu siin, vaata, rohkem tantsivad kui Eesti mehe minu arust. Lavatanssid. Siin on väga populaarne käia tantsima. Eks ma ei saa nagu eksabikaasa üle kurta ka, et ta ikkagist ka, et Eesti mees on otsa lõvi, aga meil on praeguse abikaasaga, meil on vahest see mure, et ma kipun vedama. Ja tema, kes ta must 30 senti pikem on ja siis ta peab mind väga tugevasse võttes. Siis ta nagu see post. Ja siis sa keerutad sulle ümber post. Kas te olete proovinud tsuuk, Brasiilia tsuuki tantsida? Ei. Minu arust see on ragastelu, kuidas on armatsemist riided seljas ja nagu vertikaalselt. Oh my god, see on nagu pea liigub nii ja pepu liigub nii ja see on nagu, ja see kui mees oskab siin keerutada, see on täiesti seks, vertikaalseks riided seljas ja see muusika on nii siuke, minust kõige ilusam tants, vaadake kunagi YouTube'is Zouk, kirjutatakse Z-Zouk
okei. Oleks mingi joke, aga see on zook. Ja tants on oluline ja tegelikult tants on ju väga erootiline ja et kui enne vanasti ikka rohkem võib-olla vaata, me oleme sellises eluperioodis, et me ei oska arvata, et muidugi, et see on normaalne, et minnakse, käiakse tantsimas, kohtutakse kellegiga, tuuakse mingi mees koju, viiakse, mis iganes, et me nagu ei oska seda võib-olla näha, et me oleme nii teistsuguses eluperioodis ja sellises vaihes perioodis. Et ja, tants on oluline. Karvad. Parasjagu päris nagu sellist libahunti nagu ei. Aga minu mehel on täiesti küll. Natukene siin, jalad on mõnusad karvased. Natuke nagu seljakarvad on natuke jamad. Selg on natuke mina olen füsioterapeut ja kunagi suvetöödel raha teeninud füsikaalises hoidoleduksess massaažiga võimatu masseerida karvase seljaga meest. Need karvad paned küll õlimaid ja pool liitrit sinna, aga nad jäävad lähevad puntrasse need karvad ja kuidagi raske ja minust ka liiga hea ütles libahunt. Mina ka, libahunt ei. Aga normaalsed mehelikult karvad jumala äge. Aga vaata, see enne just ütlesid, et ajaks need kaenlaalused karvad ära, et tänapäeval siiski on palju, et mehed raseerivad. Nii kaenlaalt ja on ka seda, kes käivad vahatavad, tõmbavad rinnad kõik ära. Mul meeldib, kui sealt on ka sile. Et kui kube on sile. Jaa, kui on siuke karva turriaine. Raske kuidagi. Suu võtad, karvad on suus, kurat. Värk on. Ja nii, kuidas kellegile on? Ja sina ütlesid, et tahaks, et oleks täitsa, et minul meeldib, et on nagu on sellist sobivalt. Jah, selline. Ei ole pikad karvad. Väiksed karvad kuidagi püsivad ihus, et nad ei tule sul suhu. Ja, aga mis peab olema raseeritud? On mummud. Pallid. Ma ei kanna mummud. 3 poja ema, ma räägin mummud. Et ma ei kannata, kui mehel on pallid karvased, tead, pikad siuksed. Heledad. Ja mõni saadab veel dickpicki ja tahaks postiga saata. Kas sulle saadatakse dickpicki veel? Ei, kunagi saadati või? Ikka tuleb. Okei. Nagu siis mingi võõrast. Ma liigun erinevates ringkondades. Jaa. Mul on nüüd kuidagi rahu majas, ma ei tea, aga vanasti ja eriti siis, kui olin kuskil näiteks televisioonis, mingi pisike klipp on ju, keegi aasta ja siis tuleb laviin, aga siuksed nagu kuidas on vanapoisid. Vanapoisid ja saadavadki mingid lõlle pilte ja siis, kui ma ei vasta neile, nad ülbitsevad, et kas umbes nagu, et kas sa arvad, et kas Eesti naisel, kas Eesti tüdrukule enam Soome mees ei kõlba, nad on jäänud mingised, kõik eestlased umbes peaasi, et mingi Soome kõik mehe. Tulid otsa laevaga siit mingit rikast meest endal otsima umbes. Siis ma nagu täitsa lõpp, nagu kurat küll, nagu nii ajuvaba. Kõige hullemad dickpicid on need, mis võetakse vetsupoti peal. Need on sellest kohas ma ei oska kaasa rääkida, sest ma ei ole seda. Aga see ju räägib meest kohe, et see on nagu null, kuidas me, jaa. Miks nad nagu arvavad, et see võiks olla kuidagi seksika? Võib-olla on siis või? See, et poti peal võtavad pildi või üleüldse, et saada? Üleüldse, et nagu saata sellist siis, kui juba suhe ja nagu flirtida ja mis iganes või mingi just kaugsuhe, et sul on boyfriend kuskil elabki Kanadas, siis on ju äge nagu tead ja seksikat ja sellist, aga see peab olema nagu suhe ja mitte nii, et tutvu minuga, nägu pole näiki, aga ja, just, ekraanis niimoodi väga huvitav. Nii ja naa, vaata, et on lugusid ja erinevaid. Jumala loomaaias on palju igasuguseid põnevaid ootusi. Et no nii, nüüd me oleme need mehed juba peaaegu nagu läbi võtnud. Mehe jalad. Ma mõtlesin, me jõuame sinna. Kohe jõuame. Ma veel natuke hoian. Sportlikud jalad, kelle... Sa mõtled labajalgu või? Tead, ma mõtlen üleüldse mehe jalad, et kas me vaatame 39, 46, kas me seda vaatame? Mehe küüned, varbaküüned, mehe jalad. On ju kõverate jalgadega mehi, on ju sirgete jalgadega mehi. Kui palju me pöörame tähelepanu mehe jalgadele? Loomulikult vaatame ära. Vahest on nagu, mul on kahju vahest jalgpallud, sportlik mees, aga kurat jalad on kõverad nagu. Mina jälle füsioterapeut ja ma näen kohe. See kretinism. Professionaalne kretinism. Füsioterapeut kohe näeb, et esiteks sportlased on vanemas põlves ainult iga madala paine, kuidas on, madal rõhkond, põlved valusad ja mina nagu, et ma ei jaksa nagu ka siukest, kui kogu aeg on mingi vaevused ja siis ka, kui sul on tegelikult liigesed ei ole õiges kohas, nad lähevad valusaks, mida vanemaks, et siis ma umbes tean, et kui ma selle mehega
nagu, muidugi ma ei ole nii ägedat tutvunud, et olekski jalad, et ma lihtsalt räägin nagu, et ei, sest ma näen kohe, mul on nagu mingi selgelt nägija, mingi nõiamuit, ma tean, mis sellisega kaasneb. Sa loed keha kohe, eks? Ma loen ära ja siis nagu, ma ei taha, vaata, olen kogenud, et ma olen ema suhtes, ma ei taha enam nüüd terapeut, ma ei taha füsioterapeut olla suhtes. Et ma kogu aeg masseerin. Teeme kõigepealt su jalad sirgeks. Ja, need ei saa ka enam sirgeks, need kus juures ei saa. Tugiraamid. Ja, et nagu okei, et see, mul on üks mees olnud, kes oli nii ka süke, see Prestler, see, kes on hästi palju, tead see vabamaadus. No muud ei olnud kui aih ja oih ja siis olingi terapeut, ma õnneks kiirelt lasin lahti, sest kurat küll nagu on küll süke mees ja nagu, aga tegelikult selline kapikogune mees on ainult ohib ja ainult valus igalt poolt. Ja sportlased ka on niiviisi, et nagu no, et aitab terapeut. Ühesõnaga sportlased, ärge küllile kirjutage praegu. Tippsportlased. Et lõpetasite varem ära. Kas kuule naised nüüd jälle paljast, teil on mingi salajoon siin või? Ei, me räägime meestest. Ühesõnaga, mehe jalad on nii, nagu ma arvan, et mehed pööravad tunduvalt rohkem tähelepanu meie jalgadele kui meie meeste jalgadele. Kindlasti meil on lühikesed seelikad, sääre jooks, värgid. No ma tean, et minu mehel on oluline, et ta on mingi eriline fetiš nüüd nagu, kui on... Varvasti. Ma ei räägi, mul ei ole kõige paremas korras, on ju. Aga ta küll nagu vaatab, et oleks hoolitsetud või et ei oleks vaata need mingisugused kannad sellised hobusega peada seal all. Kas teil on selliseid mees olnud, kes on nii fetis, et tahab su varbaid lutsida? Mina olen, aga ma ei kurameerinud, see oli mingi tantrakursusel ja üks mees lihtsalt küll ei anna su varbad seada, kui ma tund aega lutsutas ja ma ka nagu nühkisin ja tegin oma varbad korda ja tead, kannad raspasin ja ma ei tea mingid, sest nagu ikka ja olen proovid, aga mulle eriti ei meeldinud, nagu ma kogu aeg põdesin, et issand. Kaugemale nagu ei jõua, ja ta ei tahtnud, ta oli homo. Plus ta oli homo, ta ei olnud, aga ta oli lihtsalt varba fetis. Aga ma arvan, et tead, et Eesti naistel on omane oma jalgade eest hoolitseda. Et meil on nagu iseenesest mõistetav see, et varbaküüned on rakitud ja jalgade eest tuleb hoolitseda. No meestel võiks ka ikkagi olla nagu lõigatud. Aga jah, et ma arvan, et jalgadest saab väga palju tervist lugeda ka. Kui on ikkagi jalad korrast ära, siis on tervisega midagi väga kehvasti. No nüüd me oleme silmad ja varbad ja karvad. Perifeeria oleme nagu käikas saanud. Ja et mis mehe käed ütlevad meile, kui olulised meile mehe käed on? On. Mina praktiliselt nagu vist ütlesingi, mainisin, et kui kätest näeb, kas ta oskab teha, kas ta on kuldsete kätega ja kas need käed on taskus rohkem või on need kätega, sest minu arust on nii mehelik, kui ta oskab teha. Oskab parandada, oskab ehitada terrassid, värgid, et ta on nagu haamriga, minust on nii äge, kui mees loob kätega. Mitte ainult, muidugi siis ka, et kui on äge mees ja loob raha oma sõrmekestega, okei, fine. Aga nii super lisa, kui nende sama kätega, keda klõbistatakse niiviisi, oskaks tõesti nagu ja paitud, sest kas te olete, ma ei tea, mina olen sellised tantrakursuseid ka naistele pidanud, naised, Soome naised ei oska puudutada. Umbes nagu vaatavad mujale ja nagu mingi harjutus, nagu täitsa olen nagu niukseid naisi. Ja nüüd meeste ja nagu kui vahest naised isegi ei oska puudutada, muidugi me teame, et tead, ema pole kindlasti puudutanud, et laps ei ole saanud puudutust ja ei oska ise ka nüüd puudutada. Aga see, et mees oskab sind puudutada nende just kätega, mis sa ütlesid, et Tomi saatis sulle, et need suured käed, et see puudutamise oskus on väga tähtis. No üleüldse vaatad ka see, et meid puudutatakse sealt, kus me tahame, et meid puudutatakse ja nii, kuidas me tahame, et mina näiteks, ma teen tihti peale seda, et ma ise poen kassu ja ma lähen, ma topin selle pea siia ja siis ma panen ta käe endale. Ta saab aru küll, mis tegema peab, aga vaata teine variant on see, et ma jään istuma ja ootama. Noh, ta võiks nüüd. Võiks ju, et see on minu vastutus rääkida seda, mis ma tahan. Sa õpetad, see on just selline nagu preestrinna, nagu, et armsalt sa õpetad ja minust tantras ka, et nagu võtadki selle mehe käe ja õpetad talle, et kuidas ja siis just. Kui ta õpib, siis väga hea, kui ei õpi, siis õpetame juurde
just, nagu, sest tegelikult me ei loe ju keegi kellegi mõtteid, et vastuvõtul ka ma tihtipeale olen sunnitud ütlema ka nendele naistele, et aga kas sina loed oma abikaasa mõtteid? Ei, no mis mõttes? Aga tema peab sinu mõtteid lugema, sa nii tahaksid, see ei käi nii. Aga me oleme nüüd tunni jagu jutustanud sellest, et milline see mees ja me oleme vähekene nagu tiirelnud nüüd selle olulise osa ümber ka. Kas nüüd läheme six-packi juurde või? Kõguliased või mis nüüd on tulemas? Ei, me jätame selle, no küllil kukkusid asjad juba käest, et on nii, nüüd läheb. Ma tahtsin ka peab panna. et peab vaata midagi jääma seemneks. Et me jätame selle teema selle me jätame järgmiseks korraks. Aga, et meie tänane jutuajamine ei jääks kõigile meelde sellest, et no jah, 3 naist istusid, rääkisid, milline see mees olema peab. Siis anname selle pirni veel siia, et mida me tahame ise meestele anda. Mis on meis see, mida me tahame meestele anda, mida me võime meestele anda, millised naised me ise oleme, mida päriselt, sest iga naine tahab ju tegelikult anda, naisel on loomulik see, et nii kui me vajame, me tahame, et mees annab meile seda tugevust ja kõike seda. Mis on see, mida naine tahab mehele anda? Mina tahan anda kõik oma arhetüübid, mus on nii mitu naist, ta saab selle spordisõbra, ta saab selle hästi targa intuitiivse naise, ta saab südane, ta saab mu tisside vahel olla ja ma annan talle armastust ja su postkast läheb umbeküllisele peale. Vahet ei ole. Ma vastan nagu ma tahan umbes või vähem umbes, vahet ei ole. Ta saab mu business naise, kuigi okei, ma ei ole business naine eriti, aga jaa, ta saab mu tulienergiat, ja ta saab mängulisest, ta saab siukest mängulisest, et ta saab must rohija ka, me koos rohime või teeme mingid maaliseid värke, just mul on vahest jalad, ongi, kuidas on, kõntsased. Mullased ja kõntsased ja ma olen nagu maanaine ja ma olen strippari, ta saab siukest, kuule, tissidega tšah ja tussu käib nii tšah. Ja igast ta saab nagu siukse muti naise, kes lihtsalt... Me võtame su endale. Mõtlesin ka praegu, et ma ei tea, me ikka ei lase siin päeva peale. Ja me lähme jõusaali koos ja me saunatame ja soolas saunas ja ühesõnaga ta saab hästi mitmekülgselt, ta on nagu 10 naisega, 10 naist samas nahkades. Ja mediteerida ka, et ikkagi, need on see mängulisus, aga see, et nii äge oleks tõesti koos hingelisust harrastada ja tõesti, et temal oleks ka see ühendus või tähendab nagu, mitte temal jälle nagu, ühesõnaga, et aitan tal. Vahest öeldakse, Osho ütleb, et naisi on vaja selleks, et tavaliselt mehed valgustuvad. Naised nagu kas ajavad nad nii segamini, et mees peab hakkama mediteerima, kuna naine on nagu shakti on niiviisi, et siis need mehed valgustuvadki, kuna me aitame mehi valgustuma oma sellise ja nii tore oleksid ka, et hingelisust. Muidugi ma arvan, et ma tahan juba valmis hingelisi inimesi, ma ei hakka nüüd õpetada algusest, ma olen mitu meest juba jooga õpetajaks koolitanud, mitte nii, et mina, aga lihtsalt nad on kõrvale ja nüüd on joogaõpetajad, aga ma tahaks juba, et kes on tegelenud hingelisuske ja ma tahan raudselt, et ta on minust targem, sest mina olen hästi tark, ma tean hästi palju, ikkagi 40 aastat juba tegelenud, ma tahan, et ta on palju targem, mina tahan kuulata tema asju, mitte nii, et tema kuulab, et wow, ma tahan, kui tema hakkab rääkima, ma olen, wow, milline mees, tark ja just siuke, ei ole kuivik, aga siuke filosoofiline, aga sport just samas. Ma mäletan kunagi, ma tegin palju vene šamaanidega tööd. Üks Ishtar oli mu siuke mentor ja tema ütles ka, et Külli, et sa ei leia tegelikult sellist meest, kes kõik on sama. Et sul peab olla 4 meest. Üks on see filosoof, kellega ta vahetate. Teine on panomees, kellega kepiten. Ühega sa käid teatris. Üks on su sponsor, viib su reisule. Ja siis ma olin vihane, et kurat, sina venelane, et just venelased ongi kindlasti vene naised, tead, peavadki nii, et mina olen eestlane veel Soomest, tead, nagu Soomest on, et ei, ma kohe ütlesin, et kurat, see on venelaste värk, aga tänapäeval, muidugi ei, küll ma jätkan unistamist, mul on lapsepõles nii palju muinasjutte räägitud, mina usun veel muinasjuttudest, et leidub ja Jumal on
universum on orgunninud mulle sellise tüübi, kellel on kõik need olemused, ta on sponsor, ta on filosoof, ta on, kuidas on, armatsia. Armuke. No ühesõnaga ja tas on kõik olemas pooled, mina jätkan. Ja kui ei tule, siis suren ära järgmine next life, vaatame. Järgmine elu oled ise see mees. Jaa, maybe. Aga mine sa tea, võib-olla sa oledki eelmises elus olnud mees ja ma olen hästi palju olnud, hästi palju olen mees olnud. Kui ma sind vaatan nagu teatud nurgal, siis ma võib-olla tunnetan isegi selle ära. Tead, mis on kõige jama, kui vahest näiteks kuskile lehte on pildistus, mind meigitakse ära, ma vaatan täitsa, et ma olen mingi drag queen. Ma ütlengi selle meikale, et sa ei ütle, et täitsa, kuule, kõik on tugevad meigid, ma vaatan nagu, et kuule, ma olen drag queeni meika. Pole häda, see pildi peal on täitsa okei, pildi peab olema tugev, täitsa, et ma olen nagu drag. No ma ei ole neid pilte vist näinud, ma olen näinud pigem neid ilusaid pilte, aga tegelikult fakt on see, et sellele mehele me anname kõik. Mida me anname mehele? Mida me tahame anda? Ma tean seda, mida minu mees vajab ja ma näen seda, kuidas talle see mõjub. Minu arust mehed vajavad naisepoolset imetlust, tunnustust, kiitust. Ja väga palju rohkem väga ei vajagi. Okei, see puudutuse teema ja see on ka, aga kõige olulisem on see, et sa näed seda mehe potentsiaali ja see on nagu innustad teda nagu, see on talle kõige olulisem, et naine märkaks seda mehe panust ja oskaks seda väljendada talle. Mitte miski ei ole iseenesest mõistetav. Sest eile me rääkisime... Ja mitte liiga palju. Lihtsalt, et sa näed seda, annad talle sellest märku, aga see ei tähenda seda nüüd, et issand jumal, et sa tõstad ta kuskile sinna pidestaalile. Nii äge, sa tegid mulle ukse lahti! Ja. Et ikkagi parasjagu mõistlikult, eks ju, ja et see tuleb sul südamest ka. Et sa ei tee seda niimoodi kohustusest, et see on ju kohe ära tunda, eks ju. Jaa, see mehe... Vaata ka see mehe ilu märkamine, et minu abikaasa jaoks oli hullult veider see, kui mina vaatan ta minu silmis jube ilus, ta on nii ilus on ja siis ma ütlen talle, et sa oled kaunis. Siis ta on iga kord, ei oska seda kuidagi vastu võtta. Tal oli alguses väga keeruline, ta ei osanud nagu kuidagi nagu olla selle peale, et ta on nagu harjunud, ta ütleb, et see, isegi see sõnad, soome keeles on, mehed on ju komead ja naised on kaunid ja minu silmis sa oled kaunis ja ma olen öelnud, et sa oled kaunis kui patsas. Et sa näed antiik, need kujud, eks ole, et kuidas need seal on. Et looja on olnud nii hea tujuga, kui ja saad aru tegelikult just see tunne, et kui sa vaatad seda meest nii, et sa näed, et ta on kaunis nagu see patsas, et ta on tõesti, ta on jumalik ilu, et see, mismoodi ta loodud on, nagu kõik on. Ja see, et sa naisena tunned seda ja suudad väljendada seda talle ja ükskord see mees harjub ära sellega, et sa talle seda kogu aeg ütled, sa oled nii ilus. Harjuvad üsna kiiresti sellega, sest me nüüd vajame seda ju. Ja loomulikult see puudutus ja see süli, et kaisu, eks ole, et need mehed vajavad seda täpselt samamoodi, et me oleme siin rääkinud pikalt laialt seda, kuidas meie tahame, et mees oleks tugev ja meie tahame kaisu, aga samamoodi me tahame ise anda neile seda sama ja mitte selliselt emalikult, vaid seda, et mina oma naise energiaga, okei, ma matan su oma tisside alla, aga ma võtan ja hoian sind hellalt ja kogu oma naiselikkuses. Et samamoodi me tahame seda anda neile. Et nemad tapavad selle härja ja meie keedame neile suppi sellest. Super. Siis paitame nende musklid, mis on seal härja koituses või... Ja siis nemad mudivad meie pärast meie seda turja, sest et see suppi keetmine on nii raske olla, eks ole. Et super, aitäh naised, meil oli tore jutustada ja järgmine kord lähme siis selle juurde, mis täna puudutamata jäi. Aitäh teile. Aitäh. Ciao.